Tere tulemast kuulama ja vaatama jälle Raplamaa podcasti. Ott Ojan stuudios saatejuht ja igal neljapäeval siis leiate sealt YouTube'ist ja Spotify'st ja podcastid.ee lehe pealt. Neljapäeval või reedel, minge millal tahate, seal on ridas ja saateid juba üleval, kõik on Raplamaaga seotud ja Raplamaa inimesed käivad siin stuudios ka asjadest rääkimas ja siin suvel oleme teinud selliseid vahvaid saateid erinevate ametite pidajatega, et uurida, kuidas nende tööpäev siis päriselt välja näeb ja millised äkki on mingid müüdid, mida peaks siin murdma. Täna räägime päästeametnikega. Tanel Vahter, Raplamaa ja Järvamaa päästepiirkonna juht stuudios. Tervist. Tere. Ja Rapla päästekomando meeskonnavanem siis jah, Villu Viilaks. Tervist. Tere. Puhkus praegu. Puhkus. Kes ajas nüüd niimoodi puhkuse ajal välja? Kutsuti. Mul tegelikult selle vahet on see puhkus või on vaba päev või tööpäev. Okay, aga lihtsalt klattida oma aega ise. Palju puhkust saab üldse üks päästeametnik aastas? Sama palju kui teised? Põhipuhkus on 35 päeva ja siis staaži pealt, kui 10 aastat ükskord täis saab, siis saab kuni 10 päeva juurde. Millal 10 aastat täis saab? Minul on täis. Ahah, mõnus. Mul on juba 17 aasta jooksul. Ahah. Ja kuidas seda puhkust planeerida saab? Pikalt pead ette ütlema aasta alguses, et millal sa puhkama lähed või saab nii ka, et järgmine nädal tahaks minna sinna, et ma ei tule? Päris nii ei saa jah. Sisuliselt detsembri lõpp ja jaanuari algus peab olema terve aasta planeeritud. Ehk siis see on elukaaslasega pigem keeruline, sest et seal saab lihtsamini võtta puhkust, kui mina saan, sest ma pean enda vahetusest Eesti meeskonnavanematega koos arvestama üle komando siis. Et väga lappama ei läheks, sest et kui me kõik paneme ühel ajal ennast puhkama, siis komando pealikul läheb elu päris keeruliseks. Aga võtame need ametid siis kõigepealt sisuliselt natukene ette. Mis see meeskonnavanem teeb? Mis tema töö on? Samasugune nagu teistel või mis seal lisaks on? 24 tundi valvet, vastutud oma meeskonna eest ja lahendad esimesena päästesündmuseid. Esimesena? Jah, tavaliselt on meeskonnavanem on siis see esimene ametnik, kes jõuab sündmuskohale, kes hakkab siis sündmust lahendama. Aga sa lähed kuidagi eraldi siis? Ei lähe täpselt sama autoga, millega päästid. Sina pead autost esimesena välja ja lähed vaatad. Sisuliselt küll, luured ära, mis seal toimub. Siis teed otsused, mis teha? Siis teen otsused, mismoodi, kuidas ja kuhu ja kes ja kui palju ja kas on ressurssi juurde vaja või ei ole vaja. Ühesõnaga hästi palju hindamist. No tegelikult päästesündmus, kui selline hakkab sellest hetkest peale, kui kellad majja tulevad. Siis kuna täna meil on ma arvan, et võin otsa öelda, et oleme üsna alamehitatud, siis teinekord peab otsustama nagu 1 minuti jooksul, kas me võtame mingid lisatehnikud kaasa veel või ei võta, et siis tuleb kähku mehi ümber klattida seal autode peal. Aga puhkust ikka siis saab võtta, nii palju mehi ikka on? No puhkust ikka saab selles mõttes, see on ette nähtud aeg, et sellega ei ole nagu küll probleeme kunagi. Eks siin on olnud juhtumeid küll jah, et kus no tõesti ikka siis on pidanud mingi haiguste laine või midagi olema, kus nagu reaalselt katkestatakse puhkus, et äkki saad tulla 1 või 2 vahetust teha vahepeal. Ma võib-olla kommenteeriks seda Villu lauset, et ma tean täpselt, mida ta mõtles, et ta on esimesena kohal, et meil on üldse riigis on 71 komandot. See tähendab seda, et komandot, kus siis on see päästemeeskond, et kas see päästemeeskond on 3-liikmeline või 5-liikmeline. Suuremates komandodes on 2 meeskonda, et siis on 8 või 9 meest läheb sündmusele, aga kõikides nendest 71 on olemas peaaegu, meil on väikesaared ka, kus siis on võib-olla 2 päästjat lihtsalt või 1 päästja. On see meeskonnavanem olemas ja see meeskonnavanem on siis ametnik, kes võib päästeseadusest tulenevalt otsuseid teha. Mis tähendab seda, et kuna meie päästevõrgustik on Eestis ikkagi küllaltki tihe ja hea, et siin praegu kõlab, nagu ma siin kommenteeriks, et kõik on nii super, aga tegelikult see võrgustiku tihedus ongi meil hea. Et siis kõikidele päästesündmustele, mis vähegi sellised keerulisemad või olulisemad on, et ongi oluline see, et see meeskonnavanem sinna jõuab. Ja kui meil on need erinevad tasemed, kes siis päästetöid nagu juhivad, on olemas välijuht, kes siis meil on ainult Pärnus, Tallinnas, Tartus või Jõhvis, et siis tema jõuab ju hiljem. Et kõik esimesed olulised otsused teebki ära selle ametikoha esindaja, mida siis Villu praegu esindab. Nagu päris karmilt, et sa ütlesid, et on õigus otsuseid teha, mul kõlab nagu see, et on vajadusotsuseid teha, või sa pead neid tegema, et see pole nagu mingi privileeg, et sa saad otsuseid teha, see kõlab päris keeruliselt ja päris karmid otsused tuleb seal vastu võtta. Teinekord tuleb küll, selles mõttes, et ega seal ongi selles mõttes, et teed vähem kehvemust otsusest, vähem kehme veel otsused selles mõttes, et me peame mingid valikuid tegema, et teinekord see mõni otsus võib juhtuda, et ongi
kas põleb natuke rohkem või põleb natuke vähem lihtsalt, et sa pead selle valiku tegema mingi hetk ja sa ei saa nagu sealt mööda vaadata, et sa üritad teha maksimumi, et sa päästad seda inimest või siis, kui inimest ei ole enam vaja päästet, on päästetud, siis seda vara nii-öelda säästa. Meeskonna vanemaks siis pürgitakse nii-öelda, kas see on mingi eesmärk või see on mingi kohustus, mis kellegile siis peale pannakse, et sina nüüd pead olema või on see kuidagi piisavalt nagu premeeritud ka või kuidagi mingid hüved on ka sul selle eest, et sina pead neid otsuseid tegema? Ei ole otseselt hüvesid. Eks kunagi sai koolis käidud, kõigepealt õppisid päästjaks ja siis õppisin meeskonnavanem osa sinna juurde. Ja mingi hetk siis hakkasin meeskonnavanemaks. Või kui koht vabanes, siis sisuliselt kandideerisin nagu sisekonkurssi korra. No aga miks? Siis on elu palju keerulisem. Tol hetkel tundus, et on põnev. Nüüd ma olen juba nii pikalt olnud selles mõttes, et kogemuse pealt on tulnud selles mõttes on väga palju lihtsamaks läinud. Alguses oli päris keeruline, sest et sa hakkasid vastutama mitte ainult enda meeskonna eest, või kui sul on suurem sündmus, siis tegelikult ka päris suure seltskonna inimeste eest, et kogu see sündmus ära lahendada. Täna on hästi palju juba kogemuspõhise pealt tulnud, et ei pea enam nii palju mõtlema või genereerima, et sa juba tead, oskad ette prognoosida päris hästi, mismoodi sündmus areneb. Kuidas meeskonnas iseselt see hierarhia või siis käsuliin töötab, et sul on ju meeskond, eks ole, aga sinu otsused on ikkagi, ütleme, sellised autoritaarsed, et sina ütled ja nii on, olgu ta õige või vale, või siis te arutate või sa tuled küsid ka ikka, kas me võiks nii teha või kas läheb mingiks aruteluks seal päästeametnike või siis väljakutse sees või seda ei saa endale lubada, et seal mingisuguse arvamusi hakkab lendama, et sina lihtsalt ütled ja nii teeme ja jutul lõpp. Oleneb sündmuse keerukusest, ma arvan. Kui on vähe keerulisemad sündmused, siis tegelikult ei ole ühte kõiget vastust selle lahendusele. Seda enam keegi peab lihtsalt midagi ütlema. Lõpuks ongi see, et päästjate juht, ehk siis kui mina selleks peaks kogemata jääma või on see mõni teine meeskonnavanem kuskil teisest komandost, eks tema siis nagu on see, kes lõpuks kinnitab, annab selle protokolli hilise otsuse ka ära. Aga ennem seda ikkagi kas meeskonnavanemad või siis mina ka oma enda päästjatega teinekord arutan, kuidas nagu mõistlikum lahendada oleks, sest et ütleme ausalt lolli tööd ei viitsi keegi teha. Proovin võimalikult lihtsalt võimalikult hea tulemuse saada. No ma olen päris kindel, et kogenud päästja oskab oma meeskonnavanemale kindlasti nõu anda ja meeskonna siseselt ju arutatakse, võib-olla näed juba eemalt sündmust ja siis juba midagi arutad läbi. Võib-olla see keerulisem koht on just siis, kui on mitu päästemeeskonda koos suur sündmus, siis alati reeglina on esimesena kohale jõudma meeskonnavanem ka päästetööde juht. Ja siis tal on vaja ju ka teistele meeskondadele käsud anda ja jaotada see sündmus siis nii-öelda lahendamise järgi lõikudeks ära ja tekivad sellised vahejuhid ka. Ja ütleme nii, võib-olla oma kunagisest kogemusest ja võib-olla Villu võib ka kommenteerida, et kui nagu teise või kolmandana jõuab siis see vana karuse kogenud meeskonnavanem ja siis aga esimesena jõuab kohale võib-olla see kollanokk alles, et siis tegelikult on ikkagi ei ole sellist olukorda, et kuule, et Villu juhi ise seda sündmust, vaid pigem siis Villu peaks nagu toetama ja pärast tagasisidet ka andma, et kuule, et sul läks päris hästi, vaid vaata järgmine kord teistmoodi, aga see kohustus on tegelikult meil jälgida neid sündmusi või siis ka kohale minna ja siis niipidi toetada seal teise tasandi juhil ehk siis välijuht, kes tuleb küll hiljem, aga ta raadioeetrit saab kuulata, ta saab seda nii-öelda jälgida sündmust kas või eemalt ja siis tagasisidet anda. Tanel, sina oled siis Raplamaa ja Järvamaa päästepiirkonna juht, kas sa oled ka seda meeskonnavanema tööd teinud kunagi? Jah, ma olen alustanud samamoodi päästjana teinud ka meeskonnavanemana ja nüüd selle teise tasandi juhina olen ka tööd teinud, nii et ma olen nii-öelda päästemeeskondade tegevusi ka koordineerinud sündmustel. Huvitav, kuidas need asjad niimoodi lähevad, et lapsena siis, kes tahab nii-öelda tuletõrjujaks saada, neid on poisse ja tüdrukuid on päris palju, eks ole, ma ei kujuta ette, mida nad ette kujutavad siis, et mida nad siis teevad, nad on näinud seda viiu autot, eks ole, ja mundris mehi seal, et tahaks ka sõita kuskile kiiresti autoga ja midagi siis päästa või aidata kedagi, on ju. Nii, ja siis Tanel, sina siis arvasid, et tegelikult võiks hoopis minna paberit nii-öelda määrima kuhugi või igatsed põllule ka vahepeal? Absoluutselt igatsen. Aga miks sa siis jäänud sinna? No ütleme nii, et kui sa seal süsteemis sees oled, siis mul oli samamoodi olin päästja ja siis tehti ettepanek, et kuule, et sa just said hariduse kätte, et meeskonnavanemaks hakkad nüüd. Siis mõtlesin, ahah, ja teadsid ka ju, et puudu oli meeskonnavanematest ja siis ega ma mõtlesin, et
haridus oli käes, et ega ma kindlasti ei tulnud selle mõttega, et nüüd oleks seal lihtsalt päästja tagapingil, kuigi see töö on ka põnev. Ja siis pakuti järgmist kohta välijuhina tolle aegse nimega operatiivkorrapidaja maakonnas. Võtsin selle väljakutse ka vastu. Siis tegelikult see töö lõppes ära, et lihtsalt kaotati nagu see grupp ära maakonnast ja osadest maakondadest veel ja siis pidi midagi nagu muud tegema. Et siis oli tegelikult kaalukoht, et kas meeskonna vanemale tagasi minna või pakuti siis sellist maakondliku spetsialisti kohta, mille ma tegelikult siis võtsin vastu, kuna see tundus selline huvitav ja siis sealt hakkas siis see nii-öelda paberimäärimise töö ka, et kandideerisin päästepiirkonna juhiks. Ja pigem, mis ma tahan öelda on see, et kui sa seal süsteemis sees oled, siis sa saad nagu sellest päästeametist kui tervikust paremini aru ja siis sa näedki, et vaat see on see koht, kus ma ka tahaks panustada ja teha. No need kaks nii erinevat asja tundub, nii-öelda kontoritöö ja siis väljakutsel olla, et tundub, et tegid siis ise arvad, et tegid ikka õiged otsused, ise olekski pidanud minema. No ma arvan, et see just ongi nii, et see ju siis oli minu enda valikud ja mida ma olen tahtnud ja on nagu nii-öelda pakutud siis ka või on seda võimalus nagu olnud. Aga ega siis tagauks ju kinni ei ole, et saan ju iga kell minna ka meeskonna juhiks, kui ma ise seda soovin ja keegi siis mind võtab ka veel. Aga mina pean ennast ikkagi päästjaks, et võib-olla siin arutelu käest küsida, et Villu käest ka küsida, et kuidas ma siis piirkonna juhina tundun, et kas ma olen selline ainult ametnik või oskan ma kaasa rääkida ka nii-öelda päästesündmuste mõttes ja kui me räägime seda, et mis minu ülesanne ongi see, et komandodes nii-öelda läbi komando pealike oleks mehed või naised olemas, tehnika oleks meil ju ka olemas ja et me nii-öelda suudame need uued tehnikad, varustused nii-öelda teenistusse ka niimoodi võtta, et nendest nagu kasu oleks. Et ma olen põhimõtteliselt, võib öelda, et ma olen personalijuht, aga ka valdkonna juht, ehk siis kõik need ennetustegevused, kõik need päästetegevused, partneritega koostöö, kõik need kriisiteemad, et need on nagu üldine selline maakonnas tegevused on minu siis vastutusel või koordineeritud. Kuidas tundub, Villu, saab hakkama Tanel oma tööga? No selles mõttes ongi, eks tal täna on ju 2 maakonda, tegelikult on ta ju piirkond hästi suur. Sest ta peab ju kõiki selles mõttes koordineerima, et ega ta ei ole nagu päästesündmust, ongi nagu pigem siis kontoripoolne osa, aga sa pead ikkagi koordineerima kogu aeg mingisuguseid tegevusi, pluss need lisavaldkonnad ka, et seal ei ole ainult ju komando tasand, et seal on see sama ennetustegevus. Sa ise tahaks seda tööd teha? Veel mitte. Aga mine tea, on ju? No kunagi ei teada. Mulle vist see pigem, et nii kaua, kuni ma suudan sinna veoautosse esimesele istme kohale välja ronida, et siis on veel hästi. Teed mingit trenni ka veel selle jaoks? Või trenn ongi töö ongi trenn? Põhimõtteliselt nii on, eraldi mingit siukest trenni küll ei tee. Palju seda trenni ja tööd siin maakonnas üldse on, siis räägime, millise tööpäev välja näeb, et palju päriselt seda päästmist on ja palju seda ootamist on? Ma ei ütle, et ootamine oleks, pigem ongi nii-öelda oled valves oleku ajal tegelikult ikkagi on ju see, et esmaspäevast reedeni 8-5, ma tegelikult võiks öelda, et esmaspäevast pühapäevani 8-5 ikkagi, kui on valvemeeskond valves, siis ikkagi on mingisugune tegevus majas kogu aeg toimumus, on mingid harjutused, õppused, nimeta ainult, kui teinekord, ma ei tea, talvel käime jääd mõõtmas, suvel siin ujumiskohtades võib-olla ennetust tegemas natukene, pluss veel enda nii-öelda sisekoolitusharjutused ja kõik muud asjad sinna juurde, et selles mõttes peab kogu aeg ikkagi kätt pulsil hoidma. Võtame kõige lihtsam asja on meil toodi see varingupäästeagis, täiesti uus varustus, me oleme seda üsna vähe kasutanud. Ka minu jaoks on see uus asi, ma pean ka ikkagi kogu aeg nagu seal peapidi sees olema, sest et muidu ma ei oska teha lihtsalt ja see vajab hästi palju seda käelist harjutamist ja puhtalt füüsilist läbitegevust, et seda teooriat võime me kõik lugeda, aga teooria ja praktika vaja omavahel kokku panna, siis tuleb ikkagi läbi ka teha neid asju. Ja siin Lihulas oli õppus ja ma arvan, et üks esimese sündmus, kui meil üldse saagist toodi, see oli meil siin samas Rail Baltica peal üks veoautoõnnetus, kus ma siis natukene võiks öelda, et natuke leiutasime jalgratast, sest et see varustus oli nii uus ja vaatasid sinna aagisesse, mõtlesid, et okei, kuidas me seda kasutame, aga lõppkokkuvõttes me saime hakkama selles mõttes, et päästja ja meeskonna vanema ja ma arvan, et isegi ka välijuhi nii-öelda ajuehitus peab olema siuke, et ta peab suutma pastakaga ehitada maja sisuliselt, et selles mõttes sa pead suutma kastist väljast mõelda kogu aeg. Päris pingeline. Ma olen seda kogu aeg mõelnud, et Tallinnas
ja siis ma ei tea, Raplas päästeametnikud saavad ühe palju palka või? ei saa. Tallinnas saavad rohkem ikka. Tallinnas on, kas oli äkki 10% erinevust või, eks nemad saavad natuke rohkem. No nad sõidavad ju, ma ei tea, mitmeid kordi rohkem välja ka vist. Statistiliselt kindlasti jah. No ma võin kohe tuua, et okei, Tallinn on pandud siin statistikapaberis või meie andmebaasis Harjumaaga ühte patta, aga kui võtta 2026 aasta väljakutseid nii-öelda Raplamaal, siis Raplamaal on see 400 umbes, siis Harjumaal on peaaegu 5000. Et noh, seal on need Tallinna sündmused ka. Ja noh, siin enne seda saate algust me arutasime, et nüüd on muidugi järgnevatel aastatel on need väljakutsete arvud natukene väiksemad, sest et automaatse tulekahju signalisatsiooni valehäired enam ei tule enam jaolt 112 numbrile, ehk siis päästjad ei pea nagu nendele reageerima, et see on nagu selline võltstatistika, et noh, midagi teha ei ole seal ja vaja, aga kõik nii-öelda sõidame. Kes see lõpuks üles võttis, et aitab küll sellest niisama sõitmisest? No mina ütlen, et sellest on ammu räägitud, et kuigi me vist reageerinud olema nendele sündmustele ikka väga pikalt juba, et ja mina hakkasin 2017, siis oli vähem ja siis ma arvan, et siuke 18 kuni 24 äkki või siis oli nagu väga ja ütleme nii, et viimased 8 aastat on nagu see, kõik teavad, et neid on nagu palju, on ju, võib-olla Raplamaal ka üle 100 sellise sündmuse nagu aastas või ligi 100 ja noh, 97-98% on nendest nagu mitte midagi, on ju. No aga 2017 ütlesid, sellest on juba varsti 10 aastat möödas, mis süsteemid need on sellised, et need tööta siis ilusti, miks enamus kordadest peab nagu niisama kohale sõitma või siis juba lähed ja tead, et seal niikuinii midagi ei ole? No võt see probleem ongi, et me teame juba, et seal mitte midagi ei ole, sellepärast, et kui on mingi, no ütleme, enamjaolt on need kas tööstushooned, rahvakogunemishooned, nagu näiteks koolid, endiselt ütlen, et suuremad hoolekandeasutused ja haiglad on endiselt seotud selle süsteemiga, et kui haiglas midagi juhtub, siis tuleb kohe ka päästjatele ja päästjad juba reageerivad sinna. Aga tegelikult on nii, et kui mõnes tööstushoones ka oli siis mingi reaalne olukord, tulekahju, siis juba helistatakse, päästjad saavad selle võib-olla ATS-i kutse, sõidavad sinna sündmusele, aga juba helistatakse ju lisaks ja öeldakse, et meil siin saepurupunker põleb ja siis on ju päris sündmus. Aga kui tuleb see koolimajas näiteks ATS-i see kutse, see on aste 1 küll on ju, ma ei tea, kas nüüd alfa peale ka läksid, ei läinud teid alfa peale, et siis päästjad sõidavad sinna, on ju, noh, mina piirkonna juhina loodan muidugi, et need mehed panid ennast kohe valmis ja päästjad on valmis seal tagapingi peal kohe suitsusukeldumist tegema ja kooli evakueerima ja kõik on ju, aga tegelikult ma saan ju aru, et noh, ilmselt nad ei teinud seda alati. See paha lugu, see uinutab vaata, eks ole, see ei ole enam valmis korralikult. Minu arust see oligi just Mart kõige suurem probleem, et see uinutas vahest nii ära, et siin minu enda kogemuse pealt ma olen sattunud niimoodi ka, et noh, sa tead, et seal ei ole midagi raudselt seal, ma võiks põhimõtteliselt mõnes hoones öelda anduri numbri ka ära, missugune karjub seal. Aga on juhtunud see, et sa lähedki sinna, noh, ma olen küll riides seal ilusasti lähed ja siis järsku avastad, et oih, kuule, et siin on päris asina. Mis selle aparaadil viga siis on? Mida ta seda valehäiret annab? Ma tahtsingi seda öelda, et kui see süsteem töötaks nii, nagu ta oli mõeldud või on mõeldud, ehk siis annab märku tulekahju, annab märku, päästjad juba reageerivad, ehk siis me võidame aega. Aga probleem ongi selles, et kas nad on siis mustad, kas seal on mingi toll, mingid putukad ja ma olen ka varem ju öelnud, et ütleme nii, et poisid ja tüdrukud teevad nagu nalja, lasevad mingi sprei kuskile andurisse ja siis andur läheb tööle ja päästjad sõidavad, on ju. Et see ei ole ju valehäire, sellepärast, et andur tegi oma tööd. Aga lihtsalt see põhjus, miks ta tööle hakkas, et see on nagu selline, kus ju tulekahju ei ole ja päästjad teevad siis seda nagu rumalat tööd ja piltlikult raiskavad raha. Et ja lihtsalt see statistika, see meie, võib-olla see ongi vaja seda 8 aastat statistikat, et öelda, et kuule, nüüd aitab, et mitte keegi ei küsi ka, et miks te ikkagi nagu ära lõpetate. Ja tekkis nagu see arutelu ka, et aga kas ei võiks nii, et kui on kool nagu lahti, aga suuremad koolid, sul on 600 last ja õpetajad, on ju, et ikkagi ju oht on ju ja et kui midagi juhtub, et siis on nagu kannatanud palju. Et äkki peaks nagu koolid siis sisse jätma just kooli ajal, on ju, et las öösel olla need süsteemid maas.
noh, sellised arutelud ka tekkisid, on ju Päästeameti oma maja siseselt ka, aga mina praegu ütlen küll, et ega me siis nagu neid süsteeme ju maha ei palunud võtta, et kõikides hoonetes on automaatse tulekahju avastamisseadmed olemas ja maja siseselt nad ju annavad ikka infot, kui inimesed on seal majas, nii nagu sul kodus on suitsuandur, kui sa oled kodus, hakkab tööle, sa ju reageerid. Ja noh, tänapäeval on erinevad seadmed veel ja turvafirmadega võib koostöö teha ja nii edasi. Aga see tähendab seda, et kui nüüd 112 see kõne tuleb, siis on nagu see päris sündmus. Ja need üksikud sündmused võtsin nüüd Raplamaa statistika ka välja, et see nii-öelda väljaarvamine oli siis 1. maist sellel aastal. Ja nüüd, kui 1. maist alates kuni praeguseni on Raplamaal nendele automaatse signalisatsiooni sündmustele, need valehäiretele siis olnud ainult 6 sündmust. 6 ja need ongi siis haiglad, hoolekandeasutused ja nii edasi. Aga nii-öelda eelneval perioodil on see peaaegu 40. Eks jõuan oma küsimuse juurde tagasi. Kuskil Tallinnas sõidetakse ilmselgelt palju rohkem vist ikkagi välja komandod. Seal on komandosi rohkem, aga ikka tundub ikkagi, et see väljasõidude arv on suurem kui siin Raplas on. Et kas see on pigem, siis see teeb elu lihtsamaks siin Raplas või vastupidi, et kas sul oleks lihtsam päev otsa teha tööd ühest kohast teise või siis sul ei ole seda kogu aeg, aga sa nagu kogu aeg pead pinges olema ja ootama, et äkki tuleb. Et kas see on niisama, okei, te lihtsalt ei istu seal voodi serva peal, eks ole, ja ei oota, millal see helin käib, aga no öösel ikka vist, midagi öösel te ei tee kogu aeg midagi, et ega sa ei puhka sellel ajal, kui sa midagi ei tee, et sul on kogu aeg seal midagi kogu aeg peab valmis olema, siis sa pead ju mis minutiga seal all olema. Minutiga peab olema auto sees, kui kellad käivad. Siis see magamine või ei ole mingi magamine, see voodi ei ole ka mingi voodi, vaid see on lihtsalt mingi sisustuselement seal toas või. Et ühesõnaga, kumb see lihtsam oleks, kas päev otsa täiega panna või siis oodata, et millal nüüd tuleb või äkki nüüd tuleb? Ma ei saa kõigi eest vastata, sest mina nagu enam, ma ei istu seal majas niimoodi, et ma nüüd ootan, millal kellad käivad, sest ma olen ilmselt harjunud juba sellega. Mind nagu ei sega ja selles mõttes mina magan öösel ikkagi voodis ja täitsa rahulikult selles mõttes, aga see, kui sa valves oled, siis peas ikkagi mingi trigger on kogu aeg olemas selles mõttes, et see klõps käib ära, sa tõused püsti, sa teed ära riidesse ja sa lähed. Ja juba pead nagu mõtlema hakkama, et mis nüüd saab ja kuhu ja mis üldse toimub. Ma arvan, et pigem see ärevuse hetk või nii-öelda see adrenaliinijanu on just nendel noortel, kes täna päästesse tulevad üldse, et see, ma tean, et see viskab adreka üles endal ka mõnikord, kui ikka keeruline sündmus on saad juba infost aru, et seal on midagi pahast, et siis ikkagi töötab veel see asi, et see adrenaliini pauk jääb ära korraks. See on adrenaliin, eks ole, aga see ootamine on pigem selline pinge, mulle tundub. Ei ole mingit pinget. Ühe minutiga pead olema, siis mis räägime selle üle? Ühe minutiga pead olema kus kohas või kuidas valmis, kui käib? Sisuliselt on see, et kui alarmeeritakse. Kuidas see käib? Mingi tiring käib seina peal nagu filmis või? Jah, sisuliselt küll, on kellad siis häirekeskusest, sisuliselt sama inimene, kes kõne vastu võtab, täna on erinevad nad seal küll, aga sellest hetkest, kui jutt lõpeb, ehk siis alarmeeritakse meeskonnad ära, siis sellest hetkest hakkab 1 minut jooksma ja selle ajaga peab suutma siis, meie peame ülevalt tubadest alla saama, autosse kustutusriide püksid, vähemalt minimaalselt jalga saama, autosalongi istuma ja auto ukse ette sõitma. 1 minutiga? 1 minutiga. Värkamisest. Aga ei tundu väga, või on loogiline. Ma mäletan kunagi kaitsevest tundus ka kõik asi ebaloogiline, kui kästi jälle riidesse ja koridori ja tagasi ja see täiesti ebaloogiline, aga mingi aeg vist hakkas isegi jõudma, mingite imelike aegadega hästi kiiresti juurde. Selles mõttes see ongi samamoodi harjutamise asi, et sa paned une pealt, sa võid silmad kinni ka täna seal majas, mina võin vähemalt küll käia vastu trepi pealt lähed ja riidesse autosse ja sa oled juba nagu paigas. Et selle pinget nagu pole, et nagu oleks nagu vaba aeg põhimõtteliselt väljakutsust, pole oled seal rahulikult, aga tead ikka, et see, ma ei tea, see või majast väga kaugele ka minna, tead. No majast ka välja ei saa, jah. Et sa pead kogu aru saama, et sa pead minutiga kuskil olema, et sa vabaks ikka lasta ennast või lihtsalt olla või ma ei tea. No ikka oled selles mõttes, et eks seal on ju teed oma päevased tegevused ära, kui sündmused pole, teed oma harjutused, õhtul mõned käivad seal jõusaalis, käid seal saunas, hooldad tehnikat. Teed süüa. Päästeametnikud käivad söömas ju ka, ma olen näinud Alevi peal sõidavad ringi. Nagu näel käime, jah. Aga kus siis, teil on kõik varustus kaasas? Meil on ju, sõidame oma päästeautoga ringi, meil on kõik asjad on kaasas selles mõttes, et kui sõidu ajal näiteks kutse on, siis on jah, lihtsalt sa vajutad sisuliselt nuppu, et me lähme ja kui sa oled seal vahet ei ole, kus kohas sa siin söömas oled, siis jah, lusikas kukub ja ongi. Heal juhul on see, et kui on mõni tuttav nii-öelda toitlustusasutuses, siis tuuakse see toit pärast sulle komandosse ära, aga kui ei ole, siis
raha kulus ära ja nii ongi, näljas oled ikka. Okay. No ütleme, et kogu aeg nagu arvestad, vahet ei ole, mis sa teed või kus sa oled, meeskond on koos, kui nad on komandost väljas, nad arvestavad, et noh, kui kutse tuleb, siis noh, nendel on see 1 minut reageerida. Ja no ma ütlen, et see 1 minut on ju pandud paika, et me ei saa öelda, et 5 minutit on ju või 10 minutit. No. Ja kui vahest läheb üle 1 minuti, meeskond ju saab aru, mis sündmus on. Mõni sündmus on selline, kus ongi kiire. Mõni sündmus on selline, et tegelikult see 2 minutiga reageerimisel ei juhtu ka ju midagi, et õnneks nüüd paar aastat on tulnud sisse ka nii-öelda esimese astme sündmusele alfakutse ka. Mis see siis esimene aste on kõige... No ütleme nii, et esimene aste tähendab seda, kus piisab ühest päästemeeskonnast või mõnel juhul isegi vabatahtlikust päästjast, kus siis vastutus küll on lähimal siis emakomandoks nimetatakse seda, et kui näiteks hästi lihtne näide, et kui Kehtna vabatahtlik käib kuskil puud saagimas tee pealt, siis selline protokolliline vastutus on Rapla meeskonna vanemal, kes siis sel päeval nagu tööl on. Et see ongi esimene aste, et kus piisab ühest meeskonnast ja alfa siis tähendas seda, et kus ei ole kiiret ka ja üldiselt päästjad sinna vilkuritega ja sirinidega ei sõida. Tuues paralleeli, ma ei tea, ehitusest näiteks, tavaliselt ehituses õnnetused juhtuvad nendega, kes on juba kogenud ehitajad, need, kes ei ole kogenud, nemad seal ilusti vaatavad, et relakar KT peale, nii nagu asi käib ja mida nii-öelda kõvemaks meheks või naiseks sa saad, seda vähem sa hakkad seal tähele panema ja võib ka õnnetus juhtuda. Kuidas selle väljakutsega sul siis nüüd on peale seda pikka aega? Et on veel adrekat või mis tundega sinna peale lähed, et mis tunne siis esimene on, kui väljakutse on, et lähme või siis jälle, mis kass seal jälle puuatsas on või? No jah, kui sa kassi kohta räägid, siis umbes siuke emotsioon on, et see on iga kord mõtled oma peas, et ma pole mitte kunagi mitte ühtegi surnud kassi puuatsas näinud, et nad on kõik ise alla tahtnud. Aga seal see ongi täpselt see sama aasta 1 alfa kutse nii-öelda, et sa lähedki täiesti rahulikult, sest tegelikult taga juhtus sul mitte midagi. See, mis sul siis kõrvu kostab sealt alfa 1, see juba loob sinu selle nii-öelda valmiduse astu või meeleolu või adrenaliini, eks ole. Et mis sealt nüüd tuleb. Alfa 1 on niisugune kass puu otsas ja mis see kõige jõhkram asi siis on? No automaatselt aste 3 ja viimane on aste 4, aga aste 4 nii-öelda läbi kõlarite kunagi ei tule, et seda saab ainult päästetööde juht või päästetööde juht tekib juba siis, kui näiteks Villu sõidab oma meeskonnaga kuskile, tunnetab ära, et kõik see info, mis ta siis kuulnud on ja juurde küsinud on, et siin tõstame aste 4 ja siis ta teab juba enam-vähem automaatselt, mis ressurss sinna tuleb, olenevalt siis sündmuse liigist, toomegi selle sama hea varingu pääste, kui Villu sõidab, ütleb, et aste 4 ja varing, no siis tulevad kõik Eesti varingu meeskonnad sinna kohale ja tuleb siis veel lisameeskondi ja kõik need 3. ja 4. kategooria, need välijuhid ja operatiivjuhid tulevad ka kohale, aga lihtsalt see on signaal teistele, et ongi pikk sündmus või keeruline sündmus, mis nõuab palju meeskondi, palju varustust ja tegemist ei ole nagu tavapärase sündmusega. No kuidas see siis ikkagi aastate jooksul muudab, et kui tuleb see kõige kõvem selline väljakutse, mis see tunne siis on, adrekas või väike hirm või siis polegi enam midagi, et mis seal siis ikka siuke täiesti ratsionaalne lähenemine, see on see, rahulikult tuima näoga teed nii nagu tegema peab ja another day in the office nagu öeldakse. Ma nii kohe jälle vahemärkus öelda, et Eestis üldiselt aste 4 sündmusi on võib-olla 5 aastas, et neid on nagu hästi harva, et kolmanda aasta sündmusi on, neid on võib-olla 50, et neid on ka maakonnas palju, et vanasti oli nii, et kuidagi selle 3. astet ka ei tahtnud väga kinnitada, et mõtlesid ikka, et saame kuidagi hakkama, aga nüüd me ikkagi julgustame, et aste 3 ei ole see mingi häbiasi, see ei tähenda seda, et sa ise hakkama ei saa, vaid see tähendabki seda, et sul on vaja tööd korraldada niimoodi, et mehed ära ei väsiks, et piisavalt nii-öelda reservtehnikat oleks koha peal ja et sa saaksid nii-öelda asja kiiresti purki ja varakult koju. Et see on eesmärk. Meil ju ei ole selles mõttes ju tunnitööd, ega mida kiiremini me selle sündmuse ära lahendame, seda ruttame sinna majja tagasi saame, et ma olen mõnikord mul ongi see, et ta venitab hästi pikalt, et meile hullult meeldib, et saad aru, et meil on 24 tundi, meil on täpselt sama palk, meil pole absoluutselt vahet kauem siin olema, mida kiiremini selle ära teeme, seda parem on ja teine asi aspekt, mida viimastel aastatel on ka, mis on paremaks läinud, ongi see ohutuskultuur nii-öelda siis päästesündmustel. Nagu Tanelgi ütles, et see sama, et sa saad mehi vahetada ja sul ongi see, et sa peadki kogu aeg hoidma seda, et sul on värsked poisid on nii-öelda siis seal nii-öelda ohualas ja siis on sul seal kogu aeg väljas kedagi võtta, et sa saad kogu aeg vahetada neid. Aga kui see vahetus toimub nii-öelda, meeskonna vahetus toimub samal ajal, peaks toimuma, kui mingi suur sündmus käib, mis siis saab? Siis uued mehed tulevad, võtavad komando pealiku auto või
või kui on piirkonnajuhi auto majas, siis võtavad selle, võtavad oma varustuse kaasa, tulevad sündmusele, vahetatakse sündmuskohal ära. Ja ma ütlen ka, et meil ei ole komandopealiku autod või piirkonnajuhi autod, meil on kõik tavalised üldautod, mis on kõigi kasutada, et lihtsalt iga komando juures on üks nii-öelda tava väike sõiduk ka, et mille siis meeskond saab võtta ja paneb oma kustutusriided sinna peale ja sõidab siis sinna tulekohi asukohta ja selle sama autoga siis need sündmust alustavad, tulevad komandosse tagasi. Seal on selles mõttes see osa on ka, et kui nad ikkagi helistavad ka hommikul, no ütleme siuke 8 on ju mehed majas, 8:05 tavaliselt, siis helistatakse sellele meeskonnale, kes sündmusel on, sisus küsitakse, et kaua läheb, et kas me tuleme või ei tule, et kui kui sa prognoosid, et me oleme poole tunni pärast majast tagasi, siis nagu ei hakata sõitma, aga kui sa ütled, et jäädel läheb siin 12 veel, siis nad ikkagi on hiljem juba poole tunni pärast sul ikkagi kohal seal. Mis see kõige kummalisem põhjus on, miks on väljakutse tehtud selle pika tööstaasi jooksul? No sulgi võib-olla Tanel tuleb midagi meelde. No, ma ütlen kohe ära, et selles mõttes, mis alati nagu meeles jääb, kui on 2 sündmust, et need on nagu ekslikud sündmused, kui võtta nii-öelda terminina. Ükskord Kohilas töötades oli, et hoone põleb, siis läksime kohale, vaatasime. No ei ole, aadress on õige, küsime üle. Ja siis oli metallluks, mis lihtsalt päike paistis peale ja nagu peegeldas. Siis vaatasime, et isegi suitsu midagi ei ole, aga keegi otsustas, et helistas, et vilge kuma on. Ja selline klassikaline ka, et ööine aeg, pime vist Rapla lähedal, ma olin siis maakonna korravedaja, et metsas põleb. Hull ragin ja raksumine ja valgus ja siis ja metsatööd, veotraktor tegi tööd siis see arvester ja palgid siis ragisesid ja tõesti oli tulekuma ka ja ikka sellised nii-öelda, mis ongi nagu naljakad, et saad aru, et keegi midagi halba nagu ei mõtle, aga lihtsalt see, et mine uuri siis natukene või vaata. Aga võib-olla parem on niipidi, kui meie omad tuttavad helistavad mulle ja Villule, et kuule, mets põleb, on ju. Väga tore, aga 112 ka helistasid. Ei, ma mõtlesin, et mis mina nüüd. Et ma kahjuks pean oma tuttavatele ka vahest niimoodi ütlema, et kõigepealt helista ikka 112. Mis sul Villu meelde tuleb? Mina olen käinud neid kollased tänavalaterned uduses kustutamas. Jõuad kohale, vaatad, et tuli põleb ilusasti küll, et ei ole hullu midagi. Kõik on nagu õige ja siis kui pingaeg siia Kareperre tehti see nii-öelda salatikasvatus, seal on ju ka kollased või oranž valgus. Alguses, kui need põlema pandi, siis ma arvan, et kui vähegi udusem ilm oli või vähegi pilvisem ilm oli, siis nädalas 2-3 korda mitte ainult mina ei sõitnud, vaid teised vahetused ikkagi sõitsid ka seda valgust sinna vaatama. Sest alguses võib-olla tundus ka kaugelt, et me ju Rapla poolt tulid, vaatasid, et ops, mis seal on, aga sel hetkel ei registreerinud ära veel ise, et seal on see asi, et seal lihtsalt ongi kunstlik valgus. Eks me mõned korrad ikka otsisime ka, aga siis täna ju paistab see valgus ju, ma arvan, et ideaalsel õhtul lähed sinna Järvakandi tee peale, Põlma viadukti peale, siis seal on ilus valgussammas üleval. Kuulge, see päästeametniku töö tundub selline ühiskondlikult nagu väga positiivse kuvandiga töö, et kiirabi, politsei ja pääste, kõik on väga tähtsad ametid, aga politsei, ma arvan, nemad saavad nagu kõige rohkem nii-öelda puid kogu aeg, pigem ikka kui midagi negatiivset öelda on, siis öeldakse, vähe kiidetakse politseid. Kiirabi on ka tead alati milleski süüd ja midagi neile valesti tehtud ja miks te ei tee ja miks te ei ole. Päästeametnikul on minust kogu aeg sellised kangelased ikka lapsest saadik, neil ei ütle keegi midagi pahasti, härrad tulevad ja härrad kustutavad ja suur aitäh. Või kas on sellist negatiivset vastukaja ka saadud, ma ei tea, väljakutsete jooksul aastat, mis ütlesid peaaegu 20 aastat, eks ole, et kas on selliseid negatiivseid kommentaare ka tulnud. Ma nägin just internetis, ma pole näinudki vist sellist asja, sellepärast mul tuligi see nagu meelde, mingi mees kutsus välja päästeameti ja sõimas nad seal läbi, et pange mu elekter põhimõtteliselt tagasi. Miks te elektrit tagasi ei pane, siis saatsidki põhimõtteliselt saatsid minema ja nagu väga halvasti käitus, et kas on ette tulnud halva käitumist? Eks ikka on, ma arvan, et aasta peale 1-2 sündmust on ikka sellised, kus me siis nii-öelda kliendi käest saame puid alla. Aga eks ongi see, et mida nad eeldavad või mida nad saada tahavad siin. Mina olen käinud kutsel, kus siis kutsuja on suutnud häirekeskuse inimese siis nii ära rääkida, et see puu on nii ohtlik, et peab maha saagima, siis me jõuame sinna kohale, siis hindad, et kuule, ma saan aru küll, et see puu on ohtlik, aga see ei ole nagu nii eluohtlik, et sa võiksid ikkagi enda raha eest arboristi tellida, kes sul rahulikult selle asja maha võtab, sest et ega meie seda seal niimoodi langetama ei hakka. Eks selle eest ma olen saanud ka, et
ma maksan ju makse ja miks te ei tee seda ja te olete minu orjad ja peate tegema ja te olete riigitööl ja nii edasi. Eks seda on tulnud jah, eks seda negatiivset tagasisidet, sest ma ju otseselt mäletan, meil see süsteem küll toimib, aga üldiselt on seal ikka 10 ja 10 kogu aeg. Eks ta teinekord ongi see, et eks see meeskonnavanem, kes sinna sündmusele satub, on ju sisuliselt natuke ka kriisipsühholoog, et sa pead selle inimese uuesti nagu sealt negatiivsest osast siia positiivsesse tagasi tooma, eks see ongi siuke natuke on enda siuke jutustaja amet ka, aga samal ajal pead sa seda sündmust ka lahendama, et see on, mõnikord on ta keeruline, teinekord sa saadki sealt puid ja jäädki saamagi, eks siin vanemad meeskonnavanemad, kes siin käinud on, keda on siin kirvega taga aetud ja keda on siin tervaga ähvardatud, no ja see igast asju on juhtunud, aga see on puhas, üldjuhul on see, kas ta on alkoholijoobes või siis ta on täna riigi peale nii vihane lihtsalt. Sest et see on see poliitika vist täna kõige hullem asi üldse, mis seda neid inimesi üles keerab. Ja siis nad arvavad, et nad võivadki selle päästemeeskonna juhiga või päästjatega öelda ja teha, mis nad ise tahavad. Ja sina vastus siis noogutad viisakalt üldse taha? No jah, põhimõtteliselt sa ikkagi teed oma sündmus ära, astud 2 sammu tagasi, ütled, et jah, ma saan aru, et sa oled tige ja veane ja kõik on paasti, aga me tegime selle asja ära, me nüüd siis lähme minema, et küsid oma e-maili, saavad pärast oma selle elu seal meili peal välja elada sinna tagasiside vormidesse ja siis nii ongi. Okei. Tanel, sul tuleb midagi meelde? No ma võib-olla ütleksin nagu üldisemalt, et see käib nii päästesündmuste kohta, muude päringute kohta, võib-olla need ehitamiste ja projektide osas, et Päästeamet ei ole ju ainult väljakutsetel käimine, on ju nii-öelda ehituse järelevalve või tuleohutuse osa mõttes ka ja kõik see ennetustöö ja et päris palju inimesed tegelikult tahavad nagu teenust saada Päästeameti käest, et ja see ongi nagu tasuta, et siis on nagu hea küsida, aga siis minu roll või meie roll on nagu see ka, et nagu teada, et mis nagu meie ülesanne tegelikult on, milleks me oleme nii-öelda ellu kutsutud ja siis pead nagu päris palju põhjendama ja nagu ei ütlema inimestele. On siis mingid üritused või tahetaksegi seda teenust nagu infot saada või kuidagi mugavamalt läbi saada ja siis ütledki, et pöörduge vabatahtlike poole, kes teile siis selle raha eest, seda lisaraha eest selle asja ära teeb. Või siis, et kui sina oled ehitaja, siis sa ju pead teadma, kuidas ehitama peab ja siis minu töö ei ole sulle projekti valmis teha. Et pigem, ja ma ei ütle, et nagu palju negatiivset on, vaid selline lihtsalt selgitamist vajavaid olukordi tuleb päris palju ette. Aga kuule, lähme selle tööpäeva juurde tagasi, aga väga põhjalikult ei saanudki nagu rääkida, aga inimesed ei tea, mismoodi üks tööpäev või vahetus siis 24 tundi välja näeb, mis kell see hakkab? 08:00. Õhtul või hommikul, jah. Nii, lähed tööle, ütled tere kõigile, mis siis teed? Siis meil on kaks vahetust, nii-öelda rivistus siis, vahetatakse infot, mis eelmine päev tehti eelmise 24 tunni jooksul. Kui tehnikaga midagi juhtub, antakse info edasi, et järgmine päev siis saaks tegeleda. Pigem on see oluline siis, kui see on juhtunud eelmisel päeval peale 5 õhtul siis. Kuni kella 5 või nii-öelda klassikalise tööpäeva mõttes, siis me saame infot liigutada teisi kanaleid pidid, liigub kähku ära, et siin öösel või õhtul midagi juhtub, et siis info liikumine on natukene aeglasem, ta küll liigub teid oma rikketeatud asjad ära, aga lihtsalt, et sul värsked mehed tehaksid näiteks, et see tehnika on kätki, et sa ei saa kasutada seda lihtsalt hetkel. Siis paned oma varustuse valmis auto juurde, hingamas aparaadid, kontrollid ära, riided paned valmis. Mina vaatan, kes seal üldse valves mul on, kas me oleme 2, 3, siis ma jagan nii-öelda mehed auto peale ära, kes kuhu istub. Need on sinu enda riided või te ei jaga oma vahel neid ju? Igal ühel on isiklikud. Aga miks ta neid siis iga kord valmis pead panema? Siis eelmise vahetuse lõpus ei taha. Riidelaus seisavad selles mõttes, et me ei jäta nagu vedelema neid siin autode kõrval, et sa hommikul lähedki, võtad oma riided, teised mehed võtavad enda riided auto pealt ära, viivad lattu tagasi nii-öelda, või garderoobis. Et põhimõtteliselt sinna, kus Villu või ta päästjad siis hommikul oma nii-öelda püksid koos kummikutega või saabastega paneb, siis need on nii-öelda kogu aeg on ühe koha peal. Ja siis nad ei saa ju seal auto ümber garaažis kogu aeg vedeleda. Iga hommiku paned oma asjad valmis ja see ongi seotud sellega, et kiiresti peab reageerima, et see vahet ei ole, kus sa siis oled, sööd suppi või oled saunas või teed mingit harjutust, siis sa tead, sa lähed kõigepealt oma nende pükste juurde ja tõmbad need jalga ja siis hüppad autos. Okay. Taas jooksmust on 2 korda juhtud niimoodi, et keegi mu pükse liigutanud. Hüppasid mööda? Ei, mitte mööda, vaid lihtsalt oligi tõstnud nagu teise koha peale ja sa lihtsalt vaatad, et kus mu riided on. Keegi on lihtsalt ära tõstnud. Okei, siis päev sööma vahepeal, siis on võib-olla mingid väljakutsed ja harjutused, eks ole. Aga öö on huvitav aeg, eks ole. Millal siis nagu
siis on mingi magamamineku aeg ka rutiin tekkinud, et noh, et see vahetus kestab küll öösel ka, aga mingi rutiini sa omale saad üldse tekitada seal, et noh, sellel kellaajal ma siin sätin siis äkki voodisse. No tavaliselt siuke 10-11 ja mõni läheb siin 9 ka ja oleneb, kuidas see päev nagu läinud on, kui see päev otsa näiteks oled, ütleme siin väga palju füüsilisi harjutusi teinud või on päriselt päev otsa mingi sündmus olnud, siis äkki lähed suht vara magama, aga kui on siuke lihtsam päev olnud, siis iga mees vaatab ise, millal ta läheb, et mina ei ütle, et sa pead nüüd magama minema, et igal ühel oma tuba siis? No täna sisuliselt on igal ühel oma tuba, varem oli niimoodi, et kui meil oli rohkem, siis tegelikult on 2 või päästud on kogu aeg olnud 2 toas ja meeskonnavanem on siis üksinda olnud. Nii, aga kui öösel on mingid väljakutsid, pärast magada ka nagu enam saab või ei saa? Kõik oleneb kellaajast. No kui ma lihtne näide, kui ma kell 11 lähen magama, kell 1 öösel tuleb kutse ja kui ta põletab mul siuke, ütleb, et kui üle 45 minuti kestab, siis ma enam väga hästi magama ei jää. Ja kui on siuke poole tunniga jõuad tagasi, siis keha vist järka veel nii üles, et sa saad uuesti magama jääda. Ja siis teine koht on see, et kui on mingi 3-4 hommikul või 4-5, siis tõenäoliselt sa enam magama ei jää, sest sa natuke 4-5 tundi maganud ja siis sa juba ärkad nii üles, et sa ei jää magama enam uuesti. No aga mõtlen, kui käid ikkagi, noh, loodetavasti neid olukordi on vähe, aga arvatavasti on ette tulnud, et kui sa pead minema öösel kuhugi suure maantee peale mingit last kuskilt autost välja lõikama, siis ka vist väga uni ei tule pärast. Ega ta ei kipu tulema, eks sel hetkel ikkagi on see emotsioon käib pärast nagu endal ilmselt üle, eks ongi pärast nii-öelda debriefing siis nii-öelda enda meeskonnaga samamoodi, et sa pead ju nendega ka rääkima. Kes hindab selle inimese olukorda? Vaata päris palju räägitakse, et saadetakse peale mingit traagilist sündmust, mingid inimesed nii-öelda korraks puhkama koju, aga ma ei oska öelda, kuidas sellest tuletõrjest või siis päästeametnikust aru saada, et nemad on ikkagi sellised ju näitavad välja, et kõvad mehed, et keegi ei lähe kohe kuskile nutma, et küll on raske ja küll mul on nii hirmus olla, et kes selle peab läbi ammustama, et sellel mehel nüüd puhkust natuke vaja. Täna põhimõtteliselt pean seda mina tegema, selles mõttes see ongi see, et sa töötad oma meeskonna nii kokku, sa saad tegelikult juba pilgust aru, et midagi paastina. Okay. Noh, teine asi on see, et kes päästjad siis tõenäoliselt vaatavad mind sellise pilguga. See on selles mõttes, ta on harjutamise asi ja see on keerulisem, eks seal järgmine päev on kas piirkonnajuht või komandopealik näeb tegelikult samamoodi neid inimesi ka, et seal võib-olla tulebki järgmine kord vestlema ja tegelikult sa saad aru, et midagi on halvasti. No üldiselt jah, et see kogemuse pealt tabad ära ja veel on, noh, kui me öisest ajast räägime, siis ta küll on jälle kaugel, on ju, kui Raplamaad võtta, aga see teenistuslik nii-öelda välijuht, kes Pärnus on, et tema on 24 tundi, hommikul 8 tuleb ja järgmine hommik 8 läheb täpselt nagu päästemeeskonna liikmedki ja tema nagu peab ka ära tunnetama, et kus seal oli selline raske sündmus või hästi kurnav ja pikk sündmus, et siis võib-olla helistab ja uurib või tuleb kohale. Ja noh, et üks asi ongi see, et kui midagi sellist traagilist nagu juhtub võib-olla lähedastega või üldse oligi siis noh, eriti nagu lastega, et siis kui ma olen ka küsinud ikkagi noh, kogenud siis meeskonna vanemate käest või päästjate käest, et kui on uus päästja pundis, et nii raske liiklusõnnetus on, siis küsid, et kuule, kuidas tal läks, et kuidas ta nagu noh, kuidas tundus on, et kuidas ta praegu on, et siis noh, pigem on noh, ega võib-olla mehed nagu väga ei räägi ka, aga kindlasti päästemeeskonna sees nii-öelda saadakse ju aru, et kuidas tal siis läks, siis räägitakse juurde ja noh, käib see nagu nali ja lõõp ka juurde, mis käib nii-öelda mis jääb nagu komandosse, aga võib-olla tasuks nagu seda ka nagu mõelda, et alati ei ole nagu hea variant, et kuule, et mine saa nüüd koju, et ära saa need tundide pärast muretse, sest et siis ta läheb sinna üksinda koju, ja siis hakkab veel ketrama ja mõtlema ja see on ka sellisel puhul näiteks, kui sa ongi teed suitsusukeldumist, päästad kellegi ära, ja saad ise viga natukene, et siis peab ka jälgima seda, et sa mitte ei saada teda lihtsalt korraks haiglasse ja siis koju, vaid siis ongi võib-olla jää komandosse, aga siis tulebki keegi, see piirkonna juht või komandopealik või keegi, kes tuleb ja räägib suga lihtsalt, jälgib sind, see on ka hull, et lähed siis koju ära ja siis hakkad seal ketrama seda teemat. Ma arvan, et see on isegi pigem hullem, kui sind koju ära saadetakse. See on umbes sama nagu, eks ma olen nendel väikestel liiklusõnnetustel ka käinud, kus nii mehed kui naised on öelnud, et mina enam rohkem autoga ei sõida, siis ütled, et ega sul muud üle ei jää, kui sa tahad nagu sõitmist jätkata, siis põhimõtteliselt pead kohe sanga istuma ja edasi minema. Sest et kui sa lased selle värina sisse sealt korra, siis on nagu pahasti. Aga see on ka harjutamise asi või see tabamise koht ongi minu arust kõige keerulisem, sest et ma saan öelda, et meil on ka majas siuksed mehed, ma pean ikkagi nagu
lahti lukustab, et kas ta päriselt ka vaja on või ei ole, et ma ei saa nagu teinekord ise ka aru, lihtsalt peitmine on nagu tegelikult nii osav just seesama, et nagu Tanel ütles ka, et meil on seda musta huumorit ikkagi päris palju ja seal tegelikult selle musta huumori taga võib olla päris katkine inimene teinekord. jah, aga kui nüüd positiivset poolt vaadata, siin lõpetuseks selline filosoofilisem küsimus, et inimesed näevad päästeid tavaliselt nende kõige halvem, nagu inimestel on siis väga halb olukord, tavaliselt siis päästjaid näevad, kui nende endal on väga tuksis kõik, eks ole. Ja teie näete ka neid olukordi, mis on nagu väga ekstreemsed või väga negatiivsed päris tihti on ju. Kas see siis nagu muudab teie enda suhtumist ka igapäeva muredesse nagu positiivsemaks, et iga väikse asja pärast võib-olla ei muretsegi, et elus juhtub igasugused koledaid asju, mida inimestel võib juhtuda, loodetavasti ei juhtu, aga siis et see nagu paneb teid mõtlema, et teil on ikkagi kõik hästi. Pigem jah. Või selles mõttes me näemegi ju kõike nii-öelda õnnetuste poolt ja siis ma ei taha küll kehvasti öelda, aga a la kodunõustamistega asjadega, näiteks kodus teinekord elukaaslane muretseb, et tuba on nii sassis. No just, ma seda mõtlesingi. Mida sa muretsed, su tuba on jumala korras, et see, et sul 2 tolmurulli siin põranda peal veerevad, see ei ole nagu maailma lõpp. Et see on põhimõtteliselt see päästeametniku töö loob sellist olukorda, et sa näed nii koledaid asju, et väiksed mured ei tundugi nagu mingid suured mured enam, mille pärast muretsema peaks. No üks asi on kindlasti see, jah, mida sa siis mujal näed on ja siis võrdled seal enda olukorraga. Aga võib-olla see ka, mina ütleks pigem nii, et mina ise päästjad, ükskõik kes päästekomandos töötab, siis võib-olla sa näed neid sündmusi ja olukordi ja neid kodusid, siis vähemalt siis need inimesed, kes peal päästeametis töötavad ja võib-olla ka vabatahtlikud päästjad. Et vaat meie selline ohuteadlikkus on nagu sellisel tasemel, ma loodan, et me ise nagu tekitame neid sündmusi palju vähem on ju, ja ka meie nagu lähikondlastel nagu hoiame silma peal ja nagu üle ka stressa on ju, et selles mõttes ma arvan, et see on võib-olla selline, mina nagu mõtlen, et on nagu selline väga hea asi, et ma oskan neid asju nagu näha, hästi lihtsalt ka võib-olla selgitada ja see on nagu selline nagu hea tunne kuidagi, et aga nagu sa enne ütlesid, et helistatakse ka selles mõttes, et inimesed usaldavad meid nii palju, et nad küsivad, et kas ma peaks 112 helistama. Jah, et mina muidugi olen ise selline klassikaline üledimensioneerija, et mul on ka andurid, asjad on kõik kodus olemas ja kui ma midagi siis teen või mingit ehitan, et siis ma ikka teen ka nii, et see kuidagi ära ei variseks, on ju, et aga võib-olla kõigil inimestel ei ole sellist mõtlemist ja üldiselt me ju elame niimoodi, et ongi raske ju elada, et issand, ma ikkagi autoga ei taha sõita, sest liiklusõnnetusi on palju ja lennuki peale ei lähe kunagi ja majas ei julge ka olla, sest äkki seal midagi variseb või läheb põlema ja et arvestades, kui palju meil inimesi on üldse maailmas Eestis, palju hooneid on, palju autosid on, siis tegelikult õnnetusi juhtub üha vähem, on ju, et mis need klassikalised sündmused on, kus päästjad reageerivad, et on kiirabi abistamine ja lihtsalt inimese abistamine, sest tal on mingi probleem, on ju. Et õnneks nagu tulekahjud, klassikalised liiklusavaarid, mis küll natukene viimastel aastatel on tõusnud, et ma ei tea, kas suurte ehitustööde pärast, mis meil siin need Rail Balticad ja asjad on, aga üldine suundumus on see, et sündmuste arv on nagu väiksem. Et enam ma ei saa öelda, et iga päev on 2 eluhoone tulekahju Eestis, et kellegi pere hoone saab on ju vigastada, nüüd on see võib-olla 1 millegiga, et selle ma olen ka alati välja tulnud. Sündmusid on vähem, aga mõnikord kipuvad nad keerulisemad olema. Võtame kõige lihtsamad asjad ongi liiklusõnnetus. Vanasti oli lihtne, sa tead, et seal on metall, ratas, mootor, kõik on hästi. Täna on see, et on vaja sul inimene sealt autos kätte saada, tahaks mu lõiki rista sinna sisse panna ja siis mõtled, et oota, see on hübriid, kus see jäme elektrikaabel on. Et see on nagu järgmine oht, mis on nagu tekkinud ja see tegelikult tekitab natukene probleeme, aga eks me saame nendest ka jagu, need andmebaasid tegelikult uuenevad kogu aeg. Vanasti näiteks need Teslad ja asjad tulid, siis küsisid tehasest otsa, et me ei anna sulle infot välja, et liiga tehniline, sest täna on juba see, et telefonides on äpid ja rakendused olemas, kuhu nad siis juba laevad sisse, et see on lihtsalt otsid üles, aga lihtsalt see paika saamine on teinekord keeruline. Asi selge. Tanel Vahter, Villu Pihlakas, aitäh tulemast ja avamast oma tööpäeva, siis jõudu tööle ja aitäh, et sellise vägeva ameti olete valinud. Aitäh. Aitäh.